Jah, ma olen Nataliaga nõus ja ma nagu laiendaks natukene, et mitte ainult pool, aga ka muud valdkonnad, et minu jaoks see märksõna, mis tegelikult on oluline ja et mida ma olen üritanud täna ka siin rääkida mitme erineva vaatenurga alt, on just see, et tegelikult on vaja nagu luua kontakti inimeste vahel, et see riigi armastamine või usaldamine, see on kindlasti oluline, aga minu meelest sellest olulisem on tegelikult see, et eri rahvustest, üldse erinevatest gruppidest kuuluvad inimesed omavahel suhtlevad ja on olemas kontaktid, et selline nagu isoleerimine või sulgumine sellistesse väikestesse klubidesse, et ühiskond on nagu klubide kooslus on tegelikult ohtlik ühiskonna jaoks tervikuna just nendel kriisimomentidel. Ja kuidas seda suhtlust saavutada? Sellest on juttu olnud, minu meelest sellest kunagi ühe esimesena hakkas sõna võtma Anna Levandi, et miks üldse peaksid eesti ja vene lapsed käima eri lasteaedades, eri koolides, et selline hariduslik segregatsioon tegelikult ei ole loomulik ja tegelikult oleks väga mõistlik see, kui eri rahvustest lapsed õpivad siiski samas koolis või käivad samas lasteaias. See on parim viis tegelikult selliste kontaktide loomiseks ja nagu sellise usalduse taastuvõtmiseks ka ühiskonnas. Aga ma tean, et see vaidlus tegelikult Eestis alles praegu nagu käib ja tegelikult siin septembris toimunud sündmused siin on näidanud seda, et tegelikult seda nagu konsensust elanikkonna seas siiski ei ole. Aga ma arvan, et seda vaidlust tuleks pidada, et kuivõrd selline segregeeritud haridussüsteem on üldse hea, ehk siis ta võib olla küll hea etnilise vähemuse identiteedi säilitamiseks, aga minu hinnangul on ta väga kehva selle kontaktide ja inimeste vahelise usalduse taasloomiseks. Võib-olla on siin võimalik mingi mõistlik kompromiss teha, aga see vajaks jällegi nagu sellist diskussiooni. Ja sama, mis ma tahan öelda, ei puudutaks ainult haridusse, peaks puudutama ka teisi valdkondi, näiteks meie kodanikuühendused. Et ma loodan, et need on nüüd vähem, aga ma siin 7 aastat tagasi tegelesin ka siin samas Tallinnas kodanikuühendusel toetuste jagamisega Hollandi saatkonnas, siis oli nii paradoksaalne, kuidas toetust küsis üks venekeelne noorteorganisatsioon, kes tegutses Lasnamäel ja üks eestikeelne noorteorganisatsioon, kes tegutses Mustamäel. Ja mõlemal oli oma kindel sihtgrupp, ühel olid siis eestikeelsed noored, teisel olid venekeelsed noored, tegid täpselt sama tööd, aga selles mõttes täiesti sõltumatult üksteisest ja lihtsalt nagu naljakas, et miks peaks noorsooorganisatsioon tegelema oma sihtgrupiga vastavalt noorte emakeelele, et miks ei võiks üks ja sama noorteorganisatsioon tegeleda võrdselt nii eestlaste kui venekeelsete noortega. Et selline eraldatuse vähendamine kodanikuühiskonnas, eraldatuse vähenemine ka töökohtadel, näiteks kuidas suurendada rohkem nagu venekeelsete inimeste arvu riigiametites peaks olema tegelikult riigi üles. Et selline nagu kokkuvõttes see tähendaks eraldatuse vähendamine eri rahvustest isikute vahel läbi hariduse, tööturu, kodanikuühenduste. Kui palju mul on aega? Lähen pulti juurde või? Üks ettepanek, ainult üks. Vali nendest, mis sulle tundub kõige olulisem. Segregatsioon algab mitte haridussüsteemist. Millest me räägime? Miks haridus? Kui inimesed, ja nüüd statistikas räägime, venekeelsed eestlased, palkatase, venekeelsed, sama haridus, keeleoskus, kodakondsus, palgatase on madalam. Hariduse tase praegu venekeelstest noortest läheb alla. See on ka statistika. Kõik sotsiaalsed probleemid, mis üldse võivad olla ühiskonnas, kõik on venekeelstest suuremad kui eestikeelstest. Aga Mihhail, see tuleneb sellest, millest me räägime. Ja ma mõtlen, et segregatsioon lõpeb seal, kui hakkab võrdle kohtlemine. Te tahate öelda, et see tuleb hariduse süsteemis, kui inimesel, ma lõpetan nüüd, kui inimesel on sama hariduse tase, sama kodakondsus ja ta sama hästi valdab eesti keelt, no samas tal on madalam palk, kas see algab haridussüsteemis? Kohe saab sõnaga meie saab saal ka sõna. Natalia. Ma tahtsin lihtsalt täpsustada seda, et oleks arusaadav, et see
meil oli küsimus, mida me tahaks, mida me arvame, on vaja ära teha. Aga see, et see on tegemata, see, millest me räägime, tuleneb ka see probleem, millest tõesti sa räägid. Kusjuures ma tahaks kohata seda inimest tegelikult, ma tahaks seda inimest kohata, kelle on kodakondsus, hea keel suus, kes on professionaal ja ei leia tööd. Näidake mulle. Ma võtan ta tööle kohe. Tallinna ülikool, statistika andmed ja sotsioloogiline uurimus. Pöörduge sinna. See ei ole inimesed, me ei räägi praegu konkreetsetest inimestest. Me räägime statistikast, mida mina pole välja mõelnud. Aga ma pole veel lõpetanud. 1 minut. Et, muidugi, jah, haridussüsteem, see on väga tore, aga mõtleme nüüd praegu nendest inimestest, kes on venekeelsed inimesed, venekeelsed lapsed ja nad peavad õppima nagu eesti keeles. No, see on nagu, seda kõik teavad, kui sa õpid teises keeles, siis on hariduse tase on madal. Muidugi on väga andekaid noori ja lapsi, kes saavad hakkama, aga nende osa ei ole suurem. Keda me kasvatame välja? Kui me kohe anname niisugune suund tuleb välja, et venekeelsete inimeste hariduse tase on väiksem. Ma tahan veel öelda, võib-olla kellegi jaoks ei ole probleem. No mis siis? Nad töötavad praegu teenindustes pärast seda, kui nad lõpetavad kooli või kooli võib-olla ei lõpeta, nad lõpetavad kutsekooli ja siis töötavad nagu teenindus, no väga tore, see ongi nende tase. See ei ole meie probleem. Aga ma tuletaks teile meelde, et me elame kõik koos. Ja ühe ühiskonna probleemid ei saa olla kuskil väljaspool, see on terve ühiskonna probleemid. Ja nad puudutavad kõiki inimesi, kes elavad selles ühiskonnas. Kui me räägime sellest, et praegu venekeelses ühiskonnas kõik sotsiaalsed probleemid, üldse kõik, on palju kõrgemal tasemel kui eestikeelsetel inimestel. See ei puuduta ainult venekeelset inimesed, see puudutab kõike, kuna ühiskonnas on kõik protsessid seotud omavahel. Ehk siis sotsiaalsete probleemide lahendamine. Ja lõpetuseks mina arvan, mis mulle tundub, mis on üks väga oluline samm, mida tuleks teha, et kuna töötan organisatsioonis, kus keskses selliseks tegevusvaldkonnaks on elukvaliteet ja inimareng, ehk meil peaksime sellisel juhtival poliitilisel tasandil välja saatma sõnumit, et kõik inimesed, kes Eestis elavad, on meie inimvara ja nad on meie väärtuslikud, sest me teame, et lisaks sellele, millest me täna oleme rääkinud, seisab meil ees ka olulised rahvastikulised ning demograafilised muutused, millega me samuti peame toime tulema ning me ei saa endale lubada, et me sellist suhtumist, et kui kellelegi Eestis ei meeldi, olenemata rahvusest, et me ütleme, teile ei meeldi siin, no minge siis ära kuskil mujal, kus teil parem on, et sellist suhtumist me ei tohiks viljeleda. Ja meil on nüüd umbes siis veerand tundi 20 minutit aega küsimusteks saalis, et siis tõstke käsi ning siis meie kolleegid siin aitavad. Ma näen juba Merle, palun. Aitäh, Merle Aru ja Inimõiguste Instituut. Ma tänan teid selle hea paneeli eest ja julgen lisada siia juurde veel ühe mõõtme, mis meid kõiki ühendab selles maailmas. Need asjad on inimõigused. Ja inimõiguste kultuur on ka reaalselt tulemas. See tähendab seda, et me järgime neid põhimõtteid, mida me nõuame teistelt. See ongi sama õppimise koht, et me austame teiste inimeste õigusi samamoodi, nagu me austame seda, kuidas suhtutakse meisse. Ja see ongi see õppimise koht, mida saab teha maast madalast. Ja ma leian, et Eesti koolis ja üldse, ütleme, et Eestis olevates koolides nii kaua, kui inimõigusi ei õpetata süsteemselt, nii kaua tõepoolest me ei mõistagi seda, et me oleme väärtused üksteisele. Ja see tähendabki seda, et kui meil on need väärtused, siis need inimõigused ongi need, mis väärtustavad. Kui me räägime õigusest elule, siis me väärtustame elu. Kui me räägime õigusest haridusele, me väärtustame haridust. See tähendab, et sellise süsteemi loomine ühiskonnas ja selle edasiandmine on äärmiselt oluline. Kahjuks meie õpetajatele ei õpetata inimõigusi ülikoolis, mitte kopika eest. Ja vaat see on see koht, mida me peame ütlema kõva häälega ja annab ära teha. Väga väikese rahaga ja väga väikeste võimalustega. Nii et ma arvan, et see paneel näeb ka seda ette, et kui me räägime nendest mõistetest, siis hea meelega ma näeksin ka neid reaalseid seoseid
Ja muide alati, mida ma rõhutan, et kui me räägime põhiõigustest, siis põhiõigused ongi inimõigused. Ka see on see seos maailmas, mida me väga peame väärtustama ja nägema neid arenguid nii, et me saaksime aru, just nimelt väga sageli me ei saa aru nendest asjadest, mida me räägime. Võib-olla erinevate sõnadega, aitäh! Aitäh, et võtame selle kommentaari arvesse. Palun siit. Tänan. Ma vabandan, et mul ei ole küsimus, aga siin on peaaegu tavaks muutunud kommenteerimine ja seetõttu ma luban endale sama vabaduse. Mihhailile tahan ütelda, et ma lohutan siin sellega, et meil paljud ei ole õnnelikud selle Eesti meediaga. Usu mind, et väga palju inimesi ei ole rahul selle meediaga. Ja aastaid on sellest juttu olnud, aga ilmselt ei muutu siin paljud midagi. Nimelt ma võib-olla tutvustaksin ennast. Mina olen Ilvi Cannon ja olen nüüd Eestis elanud 13 aastat. Ja see teema, rahvusküsimuse teema, on mulle küllaltki lähedane, sellepärast, et mina olin ka vähemuses USA's. Ja see on nagu déjà vu peaaegu mulle kuulata, mis arvamusi me täna siin kuuleme. Absoluutselt ma nõustun Nataliaga, et kool ja haridus on see institutsioon, mille kaudu rahvas, kes siin riigis elab, ja ma räägin mitmest rahvast, aga samas minul on küll täitsa selge, et Euroopas on rahvusriigid. See tähendab seda, et siin on riigid oma kultuuri ja keelega ja kui põhiseadusest rääkida, meie põhiseadusest, siis kahtlemata me peame kaitsma oma keelt ja kultuuri. Mul pole mingit probleemi sellega. Nimelt, kui mina jõudsin USA-sse, paljud on imestavad, USA, jah, on küll USA. Jõudsin sinna nädal aega peale saabumist. Ma läksin kohe kooli. Ja oli ainult inglisekeelne kool. Ja ma ei osanud sõnagi inglise keelt. Tähendab, lapsed õpivad väga kiiresti. Ja see ongi see aeg, millal hakkab see integratsioon või teiste inimestega suhtlemine. Ja see, et Eestis tänapäevani ei ole lasteaiad integreeritud, on minule küll üle mõistuse. 12 aastat tagasi, kui ma esimest korda sellega kokku tulin, ma olin liitunud siis organisatsiooniga ja üritus oli Tapal ja mulle lubati vastu tulla, aga inimene on kohal, aga ütles, et Tapas, et lasteaias on see koosolek. Ja see inimene on vastas ja seal raudteejaamas ma siis tegin pöördumise, et kus kohas lasteaias on see koosolek, kuhu ma pean minema. Ja mulle see ametnik ütles, meil on 2, Eesti ja Vene. Ja mina ütlesin tõesti, kuidas on võimalik, et maksumaksja rahaga on 2 erinevat koolisüsteemi ühes riigis. Ma väga vabandan, et ma nägin siin veel küsimusi, et kas te võiks... Aga ma võin veel edasi natukene... Ma paluksin ainult 30 sekundit. No jah, vaadake nüüd, eelmise paneeli aeg ma palusin sõnavõttu, mulle ei antud. Eile oli sama lugu, ma tõstsin kätt, mulle ei antud. Tahtsin juhtida tähelepanu, et te olete saanud sõna. Ja minul on tegelikult väikene arvamus, võib-olla diskrimineerimine toimub siin. Ma ütleks pigem võrdne kohtlemine teie kolleegide suhtes, kes tahaksid ka aga kuna mul 2 korda varem ei olnud võimalust, võib-olla siis sel korral on mul natuke rohkem. Igal juhul mina nõustun sellega, et haridus ja see meid päästab, sest eriti kui ma USA-s sain sellest aru ja õppisin, et lastel ei ole veel stereotüüpilisi maailmavaateid. Lapsed on veel arenemas, võimelised. Kui sa oled juba 50-60 aastat vana, unusta ära. Tänan. Aitäh.